Meile kõigile ju on lapsest peale õpetatud, et enne mõtle, siis ütle. Noh, ja võib-olla siis enne mõtle, ütle, siis alles tee. Aga mõned, ja mina ütleks, tähtsamad asjad elus sünnivad täpselt vastupidi. Mina igatahes olen uhke, minu elus on üsna palju, kas just palju, aga üsna mitu sellist asja, mida kõigepealt on, kõigil on kindlalt selge, et seda tuleb teha. Ja ei seda juttu sinna juurde ega väga täpselt mõtet veel ei olegi. Ja Vodja on natukene niimoodi sündinud. Vodja kool ei ole ainult kool selles kitsas või tavalises mõttes, milleks kooli tavaliselt peetakse. Et Vodja kool on, kui nii võib öelda, kasvamise ja kindlasti nii mõnegi saatuse puhul pääsemise paik. Seda võib öelda iga kodu kohta. Sellepärast võib öelda Vodja kooli kohta, et see on ka paljude kodu, kust algab tee. See ei olegi päriselt kool, kui ma päris aus olen. Kui sa oled seal, siis tehniliselt oled ikkagi nagu kodus või ma ei tea, peres. Ja siis see ongi Vodja kool, see on üks suur pere tehniliselt, sellepärast, et isegi kui sa ei ole õpilaskodus või kui sa käid päeval koolis, siis kõik need tegevused, mida seal tehakse ja kõik need üritused, mis seal toimuvad, on nii sellised mõnusad, ühendavad ja sõbralikud, nii et see keskkond on hoopis teine kui näiteks mõnes tavalises koolis. Me kutsume teda muudkui aga Vodja kooliks, ega ta niimoodi vormi poolest väga iseseisev kool ei ole ja sisu poolest me pole ka kunagi väga tahtnud, et ta niimoodi iseseisev oleks. Ta on ikka osa Rocca al Mare, vahel me ütleme Rocca al Mare arengukeskusest. 4.–6. klass ma olin Vodjal täiesti algusest peale, kui see kool tehti. Ja nii-öelda esimesed katsetused siis tehti kõik meie peal. Kui siis kuidagi tekkis niiviisi lauale see Vodja kooli mõte, ega siis mina olin valmis minema. Ma olin selles grupis, kes töötas välja nagu seda ideed, et milline see kool olla võiks. Ja eks kuna ma ütlesin, et Vodja kool on Rocca al Mare kooli osa, siis kui ma olin Rocca al Mare kooli direktor, siis oli ta üks osa Rocca al Mare koolist. Ma olin ta päris nii-öelda sünni eel tema juures, ma ei teagi, kas üritada rohkem isa või rohkem ema rolli võtta, aga kuskil seal minu side algab ja siis üks õppeaasta, kuidas öelda, kutsuti mind vahepeal lausa ka Vodja kooli juhatajaks. Vodja koolil on selline huvitav omapära, nagu te vist olete juba märganud või nagu ajalukku, kui pöörata, siis niimoodi sisuliselt 4 tema esimest juhatajat jäid esimese aasta jooksul last ootama. Mida iganes kõike sellest välja lugeda, mis sümboliks või mis märgiks see just siis on. Peab tunnistama, et mina kaasa arvatud.
Meil oli lihtsalt käes see informatsioon, et see Vodja kool pannakse seal kõrval kinni ja noh, endine koolimaja tühi koht, et see oli jälle selline nagu selline füüsiline võimalus, et teeme ära. Kui Vodja kooli poleks tol ajal loodud, kui see loodi, siis ma arvan, et ma oleks natuke võib-olla teistsugune inimene. Kui vaadata nende laste elukäiku, kes seal õppinud on, siis mul on väike kahtlus, et me nii mõnegi lapse elukäigule oleme ülisoodsalt mõjunud. Ja noh, sellega, kuidas sa seda mõõdad? Või ütleme, pole vaja mõõta või see on mõõtmatu panus. Oletame, et me oleme päästnud ühe lapse nii-öelda vasakule minemast. Oleme päästnud ta igati heale elusaatusele. Sellest juba piisab, et kogu see Vodja tegevus oleks nii-öelda tasutud. Mõni õpilane, kes lõpuks saabub sinna Vodja kooli, on käinud enne seda läbi võib-olla 10-15 erinevat kooli, kuhu ta kas ei ole sobinud või need koolid kuidagi ei ole sobinud talle ja jõudes Vodja kooli on ütelnud, et võt, oleks siia sattunud varem. Selle tunnistajaks minu silmad olid küll, kuidas seal lapsed said terveks, said jalad alla, said tagasi elu tahte, elu rõõmu, uuesti suutlikkuse pingutada teistega läbisaamise nimel, uuesti isu õppida. Et no mille nimel siis veel? Vodja taas avamise aastal tulid sinna õpetajateks iseäranis erilised inimesed. Ja meiega olid ju nüüd Eesti esiöko elustiili esindajateks saanud perekond Aluste. Siis oli Kristiina Ehin, Tõnu Õnnepalu andis prantsuse keelt ja käis seal meie juures jalutamas ja juttu vestmas. Ma arvan, et täna on seal muidugi sellised inimesed, kes on püsivalt pühendunud, truud ja tegelikult endale väga hästi aru andnud, kus nad on, kellega nad on, miks nad on. Ja see teadlikkus annab neile ka suure jõu seal töötamiseks. Kui võrrelda näiteks tavakooli õpetajaid ja Rocca al Mare kooli õpetajaid, siis sa juba näed vahet. Aga kui sa võrdled veel Rocca al Mare kooli õpetajaid Vodja kooli õpetajatega, siis on täpselt sama suur vahe. Et need inimesed, kes seal töötavad, ma ei oska mitte midagi halba nende kohta öelda, sellepärast, et nad on, ma arvan, need kõige ilusama hingega inimesed võib-olla, kui niimoodi saab öelda. Vodjal ja Rocca al Marel on selline loomulik, väga tihe side, nii-öelda sisuline side on neil niikuinii. Nad on ühe sellise haridusliku mõtte natuke erinevad väljendused lihtsalt. See on nagu Rocca al Mare kooli filiaal Kesk-Eestis. Ta on, loomulikult on seal oma õpetajad, aga nad on meie kogukonna liikmed. Loomulikult on Vodja koolis omad õpilased, aga nad on Rocca al Mare kogukonna liikmed. Jah, kuna see vahemaa on 90 kilomeetrit, siis see kontakt ei ole nagu võib-olla
isegi nii tihe, kui ta võiks olla, puht logistiliselt ei ole see väga võimalik. Tulevikus ma loodan, et Vodja kool on säravam ja kannab endas seda sama mõtet, mis tal oli täiesti algusest saati. Ja ma loodan, et on piisavalt inimesi või on koolil piisavalt võimalusi, et hoida ennast lahti, et hoida kooli üleval ja et parandada neid olusid, mis seal on. Viimane kord, kui mina näiteks käisin seal, siis mul oli päris kurb, sellepärast, et seal on nii palju asju, mis oleks vaja teha. Aga sellest ajast peale, kui mina läksin sealt ära 6. klassis, mis oli juba väga ammust, ma olen 12. praegust, siis seal on nii palju asju, mis ei ole üldse muutunud, aga peaks olema muutunud, et mitte just selles mõttes, et inimeste mõttes, vaid see, milline on eluolu seal, milline on nagu kool ise, et inimesed ja need väärtused on olemas, aga et oleks ka see koht, kus kohas neid saaks edasi kanda, et sellepärast mul on natukene mure. Tegelikult kogu selle Vodja kooli eksisteerimise ajal on Rocca al Mare koolipere kogu aeg seda Vodja kooli ka abistanud, et kui meil midagi nagu vaja on, siis alati me teeme kodulehekülje peal üleskutse meie lastevanematele, vanemate kogule, ka õpilastele oma mingite konkreetsete tegude kaudu, et kuidas me Vodja kooli abistada saame. No eks seda panuse andmise võimalust on erinevat, aga arvan, et Vodja arengu koha pealt on kõige olulisem panus on nõu. Et head mõtted, kuidas Vodjat arendada, on prioriteet number 1. Kui kellelgi on mahti, siis hea oleks ka tegu. Alati on seal ka midagi teha. Ja 3. siis mingi materiaalne abi, et eks Vodja kool on ka Rocca al Mare koolile kallis pidada. Vodjale on lihtne headust, tuge, energiat, abi jagada sellepärast, et see on niisugune õnnis koht, kus endale tagasi saadav rõõm või selline hinge kergus või selline õnnis magusus tuleb kohe tagasi. Selge, et Vodja on meie ühine asi. Ta ehk ei tule meil kõigil igal hommikul meelde, aga kui õnnestuks midagi teha, et ta rohkematel inimestel, rohkematel hommikutel meelde tuleks, siis neid viise, kuidas Vodjale ja Vodja ja Rocca al Mare koos elule kaasa aidata, neid leiab alati. Peaasi, kui see huvi ja tahe meelde tuleb.